Anna mulle 22 võiti. Sain. Jah, uut põhjakatet on vaja. Juba filmib või? Tervist, mina on Maitu Tund. Tänas Elukooli tunnis ma näitan teile, kuidas autole õli vahetada. Tere tulemas mu fucking elukooli. Kevad on ilus aeg, linnud laulavad, vesi vuliseb, Pemmil puksid krigisevad, aga samuti kevad on aeg, mil tuleb auto üle vaadata, sest tihtipeale talv ei ole autole armuline. Ja samuti tuleb teha ka autohooldus. Ja tänases Elukooli tunnis ma näitangi teile, kuidas autot hooldada ja esimese asjana me teeme õlivahetuse. Väga lihtne, aga väga vajalik. Nii, õlivahetuse jaoks läheks meil siis kindlasti vaja õli ja õlifilter. Kindlasti guugeldage, milline on õige teie mudelile. Ja siis meil on ka siin 36 padrun, et teha õlifilter lahti. Siis meil on siin 17 padrun, millega teha siis õlikork põhja alt lahti ja ka Newton võti ja õlu. See ei ole kohustuslik, aga rangelt soovituslik. Ja selle kõige peale umbes peaks siis kuluma 20 minutit tööaega, 65 eurot ja 1,5 liitrit õlut. Ja kindlasti, kui te ei tea autodes mitte midagi, soovitan viia spetsialistide juurde, aga minu moto ütleb, et pole mõtet maksta spetsialistile, kui sa saad teha ise kodus põlve otsas. Ja nagu vana Põlvamaa vanasõna ütleb, kui sa ei näe, kuidas su Passatil õli vahetatakse, kas siis üldse Passatil õli vahetatakse? Nii, ja kõigepealt siis tahad mootori vähe soojaks lasta, et siis õli oleks vedelam ja voolaks paremini välja. Ja samuti võtame kõigepealt õlikorgi maha. Ta saaks siis õhku võtta ja õli voolaks kiiremini välja. Õlledes siis on vabalt valitud mark, aga mina eelistan Coronat, sest Vin Diesel joob ka Coronat. Ja ta on kõik autod korda saanud, teda autod on kiired ja vihased. No väga kiired ja väga vihased. Nii, ja samuti on meil vaja tühjasid kanistreid, kuhu õli sisse koguda. Ja võtame ka laua, selle saame kanali peale panna ja siis me ei pea käes hoidma seda. Ja loomulikult on teil ka kanalit vaja. No see kanal hakkab siin kokku kukkuma, aga muretsege omale parem kanal. Ei saa rasse ei mahugi siia. Auto on liiga madal. Ma pean kanistrit käes hoidma. Mulle ei meeldi see asi. Või leidma lahenduse. Tükk kanalist, selle pahan pärast tagasi. Vaatame selle lisendil siin. On väike luuk, plastikkatte all, põhjakatte all, mis käib lahti ja siin ongi punn. Nii, ja kõigepealt, mis sa autol teha tahad, on võtta kork maha. Mina kasutan selleks 22 võtit. Nii, ja järgmiseks tahad sa võtta ka õlikorgi maha. Aga siin peab väga kiirelt tegutsema. See võib muutuda väga kiirelt hapuks. Nii, just proovige teha seda võimalikult vähese lekkega. Ja tuleb. Ja siin peaks päris palju õli olema, et on mingi 5,5 liitrit minu arvutuste kohaselt, mis tähendab seda, et üks kanku ei hoia seda. Ja selliste asjade peale tuleb mõelda enne. Mul oleks õlu ümber. Abort mission. Ja järgmiseks vahetame õlifiltri ära. Selleks on mul siin 36 padrun ja võti. See läheb siia ideaalselt. Ja selline õlifilter.
nii, seejärel on meil siin pakiga kaasas tihend. Ja väike vaskseib. See läheb siis sinna õlipolli külge. Vana tihend. Ja panete uue tihendi peale sinna. Ja siis tõmbate tihendi ja õliga kokku. Et lubrikeerida seda. Nii, ja järgmiseks tahad sa kindlasti õlipoldi jälle külge tagasi panna enne, kui sa uue õli sisse paned, eks ole? Ja selleks vaheta ka kindlasti see vaskseib ära, vana vaskseib, mis oli vana poldi küljes ja pane uus seib, mis tavaliselt tuleb filtritega kaasa. Kui ei tule, siis ostsin mingi väga odava filtri. Teeme puhtaks. Ja lähme alla tagasi. No, mis mäsu siin on? Oota, mul on vaja neid ka. Võtmed. Millega ma keerasin teda. Võtmed. Oota, lähme alla, vaatame, mis siin toimub. Ja kui õli on tilkumise lõpetanud, siis on valmis. Ja kindlasti jälgi, et sa ei jää lõksu. Ja ei astu vana õli sisse ka kindlasti mitte. Pega puhtaks ümber. Ja siis paneme uue poldi või sama poldi uue seibi siia tagasi. Jep. Ja 30 Newtoniga paneme kinni siia. Võtan seda kui isiklikku rünnakut. Nii, ja kindlasti uurige välja, mis on õige õli, mis teie mudelile läheb, sest muidu on teil persekellad. Ja kindlasti ka uurige välja, palju õli võtab, sest te ei taha kindlasti, et teil poole õlivahetuse peale õli otsa saaks. Nii, ja nüüd kui panin auto käima, nüüd on õli läinud õlifiltrisse ja kohe näha on, et natuke võib isegi lisada õli juurde. Nüüd on õli näit on kõvasti langenud, sest enne oli täis. Ja siis ootate veel natuke aega, lasete õlil valguda ja siis vaatate uuesti õli näitu. Ja nüüd on umbes poole peal, mis on täiesti okei. Ja ma ütleks, et õli on vahetatud. Ja sellega võtaks siis tunni kokku. Kui video meeldis, siis like, share'i või masturbeeri ja vaadake meid ka järgmine kord, kui ma näitan teile, kuidas jääkaruga maadelda. Mina tänan!